Me oleme nüüd jõudnud suuresti talli, kus ongi võimalik näiteks ise kas hobustega niisama aega veeta või hoopis ratsutada. Kust tuli üldse idee teha oma tall? Sellest hetkest, kui ma mäletan, ehk siis ma arvan, ma võisin 5-6 aastane olla, kui ma juba teadsin, et mina hakkan ratsutama. Nüüdseks on meil siin tallis 30 boksi kohta ja kuni 70 hobust võib siin tallis olla siis. Suuresti tallis pakume me ratsakooliteenust ja erahobuste ülalpidamisteenust. Erahobustele pakume me 4 erinevat paketti. Meil on õues vabapidamine ilma maneesita, mis tähendab seda, et hobused elavad siis ainult õues ja nendel ei ole siseruumidesse asja. Lisaks meil on vabapidamine koos maneesi ja talli kasutusega. See tähendab seda, et hobune võib siis siin maneesis ratsutada. Siis on meil täisülalpidamine, mis tähendab seda, et hobune võib kõiki ruumi kasutada ja tallitöötaja siis viib hobuse õue, toob sisse ja teeb boksid ja söödab. 4. on meil boksi iseteenindus, mis tähendab seda, et hobuseomanik toimetab boksis enda hobusega ise. Ratsakool on meil väga aktiivselt tegutsev. Me pakume trenne nii väikestele kui suurtele, nii algajatele kui ka edasijõudnumatele. Me käime hobustega võistlemas. Meil on eratrennid ja meil on grupitrennid. Lisaks me käime ratsakooli hobustega sünnipäevadel ja üritustel. Ja lapsed võivad ka tulla siia oma sünnipäeva pidama, sellepärast et meil on olemas nii ponid kui ruum, kus saab siis pidada erinevaid üritusi, nii sünnipäevasid kui ka koolitusi. Samuti meil on laagrid, suviti on siis meil pikemad laagrid, 5-päevased ja talvel on 1-päevased laagrid, kus siis lastel on mitu ratsatundi ja muid tegevusi koos hobustega. Me suuresti tallis pakume ka sellist võimalust, et ei pea alati ratsutama, on ju. Et kõik ei taha ratsutada, kellel tervis ei kannata, kes kardab, on ju. Et on võimalik hobusega ka muud moodi aega veeta, et saab teha maatööd, õppida kohe nagu hobukäsitlust, nagu me siin tegime, või lihtsalt juhendaja juuresolekul hobusega turvaliselt aega veeta. Et on võimalik oma hirmudega tegeleda, stressi maandada.